ta ju ei tahaks ju öelda neid läbikukkumisi või no kõhuli ma ei ole kukkunud lava peal vist. Aga sõnad on läinud kindlasti meelest ära. Huvitav, et neid juhtumeid on minu karjääris, kuna see on juba kestnud niivõrd pikalt, on palju, aga sellist asja, et ma jääksin pilliga hätta või midagi jääb pilli pärast või minu pärast tegemata, muide, ei olegi olnud selle 54 aasta jooksul. Neid on, aga ütleme niiviisi varajasest noorusest võib-olla kõige naljakam oli see, kui ühes muusikateatri tükis poisid mängisid mingeid päkapikke, tantsisid ja siis neil saabas lendas otse publikusse. Halvad asjad lähevad meelest ära, nii et neid asju ei mäleta, aga ükskord ma laulsin küll ja linnukakka peas. Et ma läksin esinema ja ma olin kõik sätitud ja ilus soeng ja kõik ja kleit seljas juba ja siis jah, lind kakkas pähe, aga siis ma mõtlesin, et see on ilmselt hea õnn, laulsin. Ma olin Soome laeva peal ja mängisin jubedalt kihvtilt omast arust. Mängisin soolo ära ja tuleb üks taat, soomlane. Ma mõtlesin, et ta tuleb kiitma, aga ta ulatas mulle 20 margase minu kätte ja üks džinn-toonik, palun. Ei äpardus juhtub iga esinemisega, kõige hullem äpardus. Ei, mitte minule endal, aga ma arvan, et tegelikult mul meenub mu isa üks lugu, et mängis Mozarti klaverikontserti, orkester mängib avamängu ära ja ta tuleb sisse vale looga. Sama helistik, aga vale lugu. Ma ei olnud seal juures, aga orkester rääkis mulle selle loo ka, ma arvan, see on päris hea äpardus. Ja siis oli stopp, ta läks korra dirigendi juurde, vaatas partituurist üle ja siis läks õige lugu. Ükskord me käisime minu kvartetiga Venemaal ja meil oli Raideris kirjas double bass ja siis me saime kontrabassi asemel 2 elektribassi. See ei ole võib-olla naljakas, juba ühes intervjuus täna ütlesin seda, kõige toredam koht oli see, kui me olime Dream Big Bandiga laval ja see on muidugi täiesti muusikute nali, aga et kui pärast pikka pausi pidi solist hakkama modulatsiooniga uuest helistikust laulma ja ei teinud seda ka mitte ükski orkestri liige. See ei ole otseselt naljakas, aga see oli niisugune, et see oli nii vägev, et seda tasub ikka alati rääkida. Kõige naljakam seik, ma ei ole seda veel rääkinud eriti paljudele, aga see pärineb aastast, jumal seda teab, enne Trio plaati, vabalt võib olla 2009-2008 ja meil oli Virgo Sillamaaga duo mäng Kohtla-Nõmmel, kuhu me olime jäänud ikkagi juba väga palju hiljaks ja me jõudsime kohale, see oli selline mäng, selline kontsert Kohtla-Nõmmel veebruarikuus, me olime võib-olla isegi ületanud kiirust, et sinna jõuda ja jõudsime lavale nii, et publik oli juba saalis, aga milles seisab asi? Me pidime ise ka helitehnika üles panema ja siis me panime helitehnika üles rahulikult higistades Kadrioored ja Virgo Sillamaa. Nii et inimesed istusid saalis ja nad ei rääkinud mitte ühtegi sõna, vaid kuulasid haudvaikuses, kuidas me kaableid ühendame ja paneme kõike seda asja sinna ülesse. Täiesti endast ära ja kõik sellised märjad räädud ja sassis ja siis me läksime lava taha pühalikult. Hingisime sisse välja, tulime välja, kummardasime, kõik plaksutasid ja kontsert võis alata, aga umbes 25 minutit vaatas publik seda, kuidas me panime tehnikat üles. Ma arvan, et sellest suuremat äpardust annab otsida. Nii, et ikkagi täitsa vale lugu läheb kuidagi käima või siis keegi alustab või lõpetab teises helistikus teatud pillihäälestuslikele põhjustel ja siis on tegelikult on juba nii muserdav, et on juba naljakas.